no siis sa tõmbasid ühe. Kas sa tead, mida sa tegema pead? Okei, põhimõtteliselt sa satud praegu ühte täiesti suvalisse stseeni ja sina pead selles stseenis hakkama saama. Sa pead panema mängu oma näitleja ande, nii palju kui sul seda on. Ja põhimõtteliselt siis ürita selles stseenis hakkama saada. Näita läbi selle stseeni, miks sina peaks üle plus kolle näitleja. Ja palun, minu poolest võime alustada. Et siis pikemalt hakkame pihta, et miks sa siia tööle tahtsid tulla? Tegelikult ma ei tahtnud ise tulla, mind sunniti. Päriselt ka ma ei taha teie juures töötada. Mulle meeldis see töökoht absoluutselt, see on nagu täiesti mõttetu. Aga teil CV-s oli huvitav punkt, te oskate prantsuse keelt. Kuidas see võimalik on? No lihtsalt. See mõttes, et ma koolis õppisin kunagi. Kas ma pean ainult paar sikest välja prantsuse keeles? Uno pizza. Pizza. Ja see on joo. See on Hispaania. Ei, see on Itaalia. Täiesti kindlalt. Koolis õppisin, kõrmest ütlesid. Te olete just ideaalne töökohad, te oskate keeli, teil on prillid, teil on valged jalad. Siin ei ole muud tarvis. Et kas kirjutan kohe alla? Ei. Miks? Tema ei saa minu töökohta endale. Nõustun täielikult. Ei saa teie juures töötada. Et siis olete kindla, et te ei soovi saada tööle meie suurepärasesse firmasse. Täiesti kindel. Sa kujutate, kui palju ma palkasin enam nagu lahti lasid. Mul on täiesti suva. Ma ei taha siin töötada. Inimene, see kogu aeg. Joo, inimene. Mina sain sinu pärast umbes kinga ja siis nüüd sa lähed tööle või? Mitte tuhvlit, vaid kingas. Ja kinga. No ja siis äkki ma ei taha töötada siin. Sa hakkad siin töötada. Ma olen hea inimene, ma lasen sul siin töötada. No lasi mul lahti. Mis inimene sa oled selline, et sa ei taha siin töötada? No lasi mul lahti. No aga ma võtan siin tööle tagasi. Ei, me tahame teda tagasi. Me tahame teid. Te oskate prantsuse keelt, itaalia keelt. Tema seda ei oska. Ma ei oska ka. Päriselt. CV-s oli kirjas. See polnud üldse minu CV-gi. See oli mu sõbra oma. Äkki peaks ma lahkud arreteerida? Arreteerimine? Mille ees? Mõske me kinni, piigenda siin kuskil. Ole. Piibe su ise ära, tule ole. Mul oli potsaan. Nii, kas nüüd jõudis see naine kohale või kes teil pidi seal olema? Ja, pandle kähku siia. Kas Siim on olemas? Aha, hakkame pihta. Läksid komplikatsioonid. Tervist! Oleme siia kogunenud, et panna paari see imeline paar. Ehk siis alustame kohe pikalt. Mis toimub? Ma olen nagu rase sellest mehest. Ei ole võimalik, mis moodi? Sa ei lähe suur tõht ees. Sinu peal. Ei. Ja sa ootasid, kas sa ei jaoks kolmikut praegu? Sinu. Kaksikut. Kolmikut! Sa tead siin. Ei teadnud. Kas sa tead, et kaksikut saab? Lehest lugesin. Issand jumal, me paned tippid sellest üles lehte. Sina ei andnudki. Tasa! Neiu, istuge. Ma loen selle tähtsuse arvestanud pärast on ikka seal kätte. Nii. Ma tahaks oma mobiilduda. Seda on mingi rase naine. See pole mina. Ei ole jah. Ei,
Siis ma olen. Sul pole vaja seda. Saad... Nii, järgmine on siis Ants 12. aasta. Pane töö. Räägime natukene juttu. Ütle nüüd, kas sa otsustasid nagu nüüd enne võistlust, et sinust peab saama Koidla näitleja või on sul nagu näitlemine kogu aeg käpas olnud? Kui nüüd päris aus öelda, siis ma arvan, et see on tõenäoliselt mu esimene näitlemiskogemus peale lasteaeda. Ja ma tundsin ühel päeval lihtsalt, et ma pean näitlema. Ma tahan seda ennast praegu välja lasta ja kui tekkis siuke võimalus, et kohe näitleja valimine toimus Koidlas 2011, et see oli kohe niuke kindel laks, et Ats, see on sinu võimalus. Nii, ja alustame stseeniga. Ma tean, Kristiina, kas sa oled valmis? Lähme! Ja täna on teie ees Ats ja Sandra. Muusika. Ma ei oska öelda, kuidas nüüd hästi välja tuli, aga ma usun, et seda ütleme kohtunikud. Aga hinded tähendab tulevad head, et see ei ole sinna, ei saanud tegema. Ja meie kohtunik Ants Taes. Siis esimene küsimus oleks teile. Ma vaatasin, et teil jalad liikusid kuidagi puised, et kas teil on midagi viga? Jah, lapsepõlves. Lapsepõlves ramma. Kas ratastool ikka segas teid väga palju? Jah, tõusin sellest küll üles, aga on siin komplikatsioon on siia maha suundunud. Aga arsti külastate? Tihti, iga nädal. Mul on teile ainult üks soovitus, et kodus ikka venitage ka enne kui maha mõnete. Aga muidu oli tants üpris normaalne. Ma pean lisama, et siin treen on väga raske, mis on kurb. Ma mõtlen muusikud juhtasin. Aga tants tuli siiski väga hästi, seda ei arva. Ei arva. Sina astusid mulle vastu peale. Ei astu. Astusid. Lõpetame see, ma annan oma hinded ära. Ilus kolm. Mägi, Ants sa ennast ka kolme. Me langume välja, aga rahvas hääletab meie poolt. Ja neljas võistleja Maanus. Nii, räägi sina. Kuidas sina avastasid enda jaoks näitlemise? Siis kui telekat nägin, seal olid mingid inimesed, et liikusid ringi, rääkisid üksteisega väga imelik teema toimus, ma ei tea, mingi pomm käis, plahvatus, inimesed kaklevad, ma ei saa mitte midagi aru, mis mõttes. Küsisin, ma olin 5 aastane, täpselt vot nii 5 aastane. Ja siis tuli, ma ei tea, küsisin ema käest, et ema, mida nad teevad, miks nad nii julmad üksteise vastu? Ja siis ema ütles mulle, aga kulla poeg, nad ju ainult näitlevad. Väga hea. Hakkame siis, palun.
vennas, teeme ära. See on meie staarhetk. Meie oleme talendid, me panen kinni. Kohe lähen peale. Jou, rahvas! Oleme räpi tänav! Kes teie olete ja kust te tulete? Tema räägib. Me oleme siis parim duo maailmas põhimõtteliselt. Räpime. Ja tantsime samal ajal. Nagu loomad. Te räägite enda lugusid või? Ei, kavedame. Põhimõtteliselt me teeme seda. Ei, ma saan aru, et tuua, kes te nagu individuaalselt olete. Tema on Ege. Mina olen Ege. Mina olen Magnus. Ja koos me oleme Egertanus. Väga hea, alustame. Nii, teeme siis seda tiitri laulu, kus ma teid viite, sa laulad. Davai. Meet. Te olete siin. Nemad on seal on Lagi, siin on Võra. Mina olen Magnus, tema on Ege. Egertanus, teie mees. Ma olen mees. Tegel ka. Nii. Joo, ja veda! Tegime ära! No, See oli kõik või? see oli parim! See oli vähe. See oli parim osa. Te olete just lahendatud. Teil ei tule see südamest. Teete seda nagu... Me kõik näeme, et see on tegija kurat. Aga siin on need konksud ka. Ära uksele hakkama. Oodake, mul on astma. Sa ei saa mingisuguse astmaga kaastada. Võida mul korral! Te ei saa siis tollast paberit. Teid kahjuks ei saa edasi, aitäh. Mis mõttes no? Aga kas me saame järgmine aasta uuesti? Ei saa. Aga ülejärgmine aasta? Ei. Aga ülejärgmine aasta pärast ülejärgmist aasta. Ei, te olete andetud, see ei parane. Teie olete ka andetud. Mis sul vett näkku? Minu arust on see vale, teie olete ära ostetud. Palun lahkuge. Kes sina oled? Mis koolis sa käisid? Tallinna 21. keskkoolis. Mõttetu. Koidula koolis oleks pidanud käima. Vot siis sa teaksid, millest Siis sa teaksid. Sina ei tea mitte midagi, millest sa Palun lahkuge. Ära tule käi kohale! Nii, ja nüüd nagu ma aru saan, vajavad näitlejad natukene jälle ettevalmistusaega. Järgmine inimene, kes meil siis tuleb siia, on Remo, kes küll enne jäi natukene hiljaks, aga no vist väike soliidne hilinemine ongi näitlejatele kohane. Näete, sealt ta tuleb. Et kõigepealt sa võiksid öelda, mis klassis sa ka oled? Tervist, ma olen 10. A-klassist Koidula gümnaasiumist. Ja kuidas sa avastasid enda jaoks näitlemise, palun 5 sõnaga? Ma olin noor telekas. Lahe. Palun. Tervist! Miks sa niimoodi rääkisid, töötab poes? Saad aru, mina kodus ostan mingi asja endale, mõtlesin, et juhtmeta läpakassi, juhtmeta, akuga. Mina mängin 2 tundi seal, laon kivikesi ükskõik otsa ja siis läks kinni, enam ei tööta. Sina oled süüdi, sa müüsid mulle vale kauba, müüsid mulle. Kes sa selline oled? Mina olen Ants, elan Kopla 12. Kas sa vaatasid ikka korralikult pakendi sisu üle? Jaa, laptop oli see oli mingi... See läheb nüüd õppega, mul on vaja analüüsida kohe praegu, nii et... See ei ole küll mingi probleem. Aida, peiske juba siin internetti. Laasin teise kooli ära, ma ei osanud seda tööle panna. Äkki aitate see? Mul on telefonis, mul on mõistnud, mis on internet. Aga minul on see auto katki ju. Te olete täiesti vales kohas. Kuidas meie Mina ei saa. Ma siit ostsin. Siit telefoni. Mina ostsin siit laptopi, pole kaasas. Siit ka internetti. Nii oligi. Mina ei tea midagi. Pane teist reklaam oli, ostke internetti. Vaata oma silti. Sildiga, kas ei oska lugeda, pole prillid ette. Oi jumal. Siis ma näen nagu loom, sina ei näe. Jumal tänatud, et me siin oleme. Kuhu me jälle
Sina sa internetis ja egu eksitusega. Kes sa siis oled? Tee mu laptop korda. Mina olen Peeter. Pane. Mingi huvitav sünnib, tee mu laptop korda. Kohe praegu. Kaebab politseis. Kallale tule sulle. Tavaga tulen koos kallale. Tee mu kabakas mulle. Tee mu laptop korda. Kui ema muretseb kodus mu pärast. Miks? Kui sa peaksid mulle haiget tegema, miski temast saab. Ta ei saa üksinda hakkama kodus. Ma ei saa Ja internetis. teie tulete sõimama mind siia. Ma kirjutan siin juhatajale. Mu emal on Ma väga... kirjutan. Ma kirjutan ka talle. Kirjutan sulle ka. Tee mu laptop korda. Mis ma oma emale ütlen? Sind lastakse kindlasti tööd lahti. Ema! Ema! Illimaal. Kuidas sinust sai näitlejakandidaat? Mind sunniti. Oma klassile sundis. Hoiab kätt üleval. Ütles, et hea kauinane. Aga sa teed tal ära, eks? Loogis ju. Okei, alustame. Tule nüüd lapsupäeva ka. Mina ei taha! Mina tahan magada! Tahan mängida nüüd hoopis ise. Lähed kampi kui väike. Tule, maga, siin on Sa ütlesid, ma saan nagu mängida, ma lähen magama. Sa julge. Pane ta magama. Tahan autoga mängida. Tahan selle autoga mängida. Saad kommida. Ei taha kommida, autoga mängida. Aga saad veel autosse, kui ta... Ei taha tahan seda autot. Ma ütlen emale ära, siis maha mees tuleb. Siis ma mängin autoga. Tule. Ei, lõpetame selle autoga mängu ära. Kui me nii keelata paremini mängima. Mina tahan magada, ei taha mängida. Ei taha Marbit. Marbit, sa on Marbit, kui sa... Lähen varmaga. Oota nüüd. Ärka sellest, sul on äsja vahetama. Lähe vahetamata. Vahet ära. Lähme vahetame ära. Toome autoga kaasa. Selle auto kaasa. Lähme homme kohe Marbile. Mart, toome keegi. Lähme vahetame. Ja nüüd me lähme siis jälle edasi, meil on jäänud veel 2 sketši teha. Ja järgmisena palun meie kõige lühem esineja, Keidi. Ma saan aru, et Keidi on meil ainuke naine, ei, üks on meil veel õigus. Keidi, tule siia ka korra. Räägi nüüd. Miks sa täna siin oled? Ma mõtlesin, et ma võtan väljakutse vastu. Väga tore. Naine, kes võtab väljakutseid vastu, alati tore näha. Aga hakkame siis peale. Oi, ma teen vist taimele liigasin. Mina olen ajakirjast Playboy ja kõigepealt laske mulle. Kuule, vaadake need pildid. Stopp! 3, 2, 1, action! Aga me tahame teha vist loosist, kui võiksite. Kurdis! Aga muidugi! Ja mis ajagi? No ei ole eelna. Mis seal on? Mina olen siis Suusaliidu juht ja küsiksin teie käest, et te olete siin viimastel ajal meeles reklaamid, et kõik kulad on teie. Miks te Stopp! 3, 2, action! Tee mis muidugi? millest te niisugust järeldate? No vaata mind, no ei ole. Aga nagu näha, siis te kaotasite eelmisel korral. See polnud kuld. See oli muda. See ei olnud mina tegelikult, jah. Aga mina tahan, et ei ole Oota, mul Facebookis uut profiili mitte enam naerata. lõpetada ära, mida sa teed siin ka mine. Nii et ei taha siis meile
Kes siis mind ei tunneks nagu? Tahab ikka. Ta võtab kõik kullad ära. Sul on poiss ka. Sa tahad ka poseerida? Tahab või? Sul on 4 liikmeid. Nii, saab teha. Väga hea. Ma olen otsa. ja on jäänud veel viimane kava, Hans. Hans või pigem Grete. ma ei julge küsidagi. miks sa täna siin oled? Aga ma küsiks, miks mitte? Väga õige. Miks just selline välimus? Nagu eelnevalt mainitud, siis see on mina. Kust sa need riided said? Sponsorilt. Väga hea. Palun. Sul siia pall. Istu! Käe raudadele panen kinni, too liiga laks kinni. Mis rahulikult siis? Rahulikult. Nii, miks sa tegid selle kuriteo? Milles? See on sinu asi. Kes see süpp ole? Mina olen üle kuule. Mis on sinu asi? Istuge. Ma olen David Copper. Mina olen Jake Owens. Ja mina olen ülekuulaja, nii sina oled Martin. Miks sa tegid tapsid selle naise mehe korraga? Mis mina tegin? Mis mina? Ole tasa, sa oled kaastöötaja. Tapsid ära mehe, naise, lapse, ema, isa, kõik tapsid ära. Miks sa tapsid ta ära? Mis see sinu asi? Me oleme politseinik, me peame seda teadma. Ema politsei. Ei taha. Siin olen mina kuulus. No oma peas. Ta on blond. Mitu inimest sind teab? Ma tean, blond on ja tappis ära mehe, naise, ema, isa, koera, võrsi. Nekrofiil selline. Ei ole. Alustad just teist kohast. Mis te relva saite? Aga kes pani selle relva sinna? Sina panid, oled tasa. Räägi, ma ennast sisse praegu. Sina ole vaigi, sina ole vaigi. Süüdisid, et sa ei räägi mitte keegi. Ei taha. Saatan sigitus. Sina tapad mehe, naised, kassid, koerad, need maa. See on ikka, kelle sina tapad. Kui sina sööd liha, siis sina oled tapnud ka palju sigu. Ma ei tea, mida sa sööd. Ma olen taimi toidanud. Inimese liha ka, ma ei tea. Tapad taimi. Tapad taimi. Tapad taimi. Ei taha minema vangi. Taimi. Ei tapa taimi. Kõik näitajad võiks nüüd korra veel siia tulla. Seiske ritta. Kaks sammu tahapoole kõik. Nii.
Natukene paneks teid teise järjekorda, et ma ütlen nime ja võtke siis siia minust alates niimoodi. Hans, Remo, Illimaal, veel kord, saate tutvuda neil. Joostep, Maanus, Siim, Keidi. Kas ma ütlesin su nime? Ats. Küsiks teilt mõned küsimused. Nagu ma aru saan, on teil igal ühel oma lemmiknäitleja olemas. Kõigepealt ma küsiks siis, et kes on teie lemmiknäitleja? Ja miks just tema valisid, võiksid ka öelda lühidalt? Kes ja miks valisid tema? Ütlen, kes ma olen, nagu näitleja nime. Jah, sa ütled selle näitleja nime, kes sulle meeldib. Kes mulle meeldib või kes ma olen? Sest mulle meeldivad paljud inimesed. Te kõik meeldite mulle väga. Kuidas palun? Ma ütlesin seda, mulle meeldivad väga paljud inimesed. Ja, kes on sinu lemmiknäitleja? Maanus. Nii armas. Kes sa ise oled? Arvake, kes ma olla võin. Nimi palun. Võite hüüdnime ka öelda. Kas keegi teab, kes see inimene on? Pämmi, jah? Ei ole Urmas. Näe, keegi ei tea, kes sa oled. Ütle ära. Tegelikult olen küll Pämmi. Oled küll Pämmi, väga tore. Pamela Anderson. Miks sa tema oled? Sellepärast, et ta on ilus. Nagu mina praegu. Kes on su lemmiknäitleja? Megan Fox. Miks sa valisid just tema? Sellepärast, et ta on naine. Miks sul need prillid peas on? Oota, mis asja? Ütle uuesti, kes su lemmiknäitleja on? See ei olnud see, mida sa enne ütlesid. Kas te tahate teada mu lemmiknäitlejat? Kes sa ise oled? My name is Arnold. Arnold! Arnold Schwarzenegger. Kes on sinu lemmiknäitleja või kes sa ise oled? Avandi. Miks tema? Tore mees. Mis mõttes tore? Üldiselt. Mis mõttes üldiselt? Otseselt. Mis mõttes otseselt? No, šefid, näitamisliigutused, sõnavara, kõik on šefena. Miks mitte Sepp? Sepp on lühike. Ma ei ole üldse lühike. Nii, Ott Sepp, nagu ma aru saan. Jaa. Miks tema? Ta on Aavad, ma olen Sepp, me oleme koos. Loogiline. Et alati peab koos. Jaa. Nii, sinu, kes? Lemmiknäitleja? Jah, või kes sa ise oled? Chuck Norris. Miks tema? Kas teate Neitsi saari? Tema tegi nendest lihtsalt saared. Midagi kukub, siis on mikrofon. Tegelikult on see stand muidu, aga pole hullu. Ega terve. Ikka juhtub. Võta teine ikka, kuule. Võta sina see. Jah, võtame. Ma ei taha sind päris pikali tõmmata. Kes on sinu lemmiknäitleja? Aga Andersen. Miks tema? Vaat küljust teda kaunid pole erineva laulis. Kes see? Kes on sinu lemmiknäitleja? Jan Uuspõld. Miks Jan Uuspõld? Aga miks mitte? Jah, hea põhjendus. Kes on sinu lemmiknäitleja? Tule natuke lähemale, mikker ei ulata.
Jim Carrey, aga Ace Ventura. jah, miks tema? Keegi peab neid koomisi taltsutama ja... hästi. Ja nüüd üritame siis, vaatame, kui palju need inimesed tegelikult oma lemmiknäitlejatest või iseendast teavad. Et siis 4 küsimust ja vaatame, kes tõesti on kursis oma iidoliga ja kes tuleb siis lihtsalt nalja tegema. Millal sa oled sündinud? Mina või? Kui ma õigesti mäletan, siis ma olen sündinud 1. juulil ja kas on vanust ka vähe? Selles suhtes naisterahvalt vanust ei küsita. Jaa, aga ilus oleks mainida ikka. Et muidu valimus võib väga petlik olla. No 44 olen ja nüüd tehke matemaatikat 1967. Aitäh. Millal sina sündisid? I was born in Austria. Millal? 13th of July, 1947. Kas sa tööbüroos räägid ka niimoodi või? Yes. Millal sinu lemmiknäitleja sündinud on? Märt Avandi siis. 26 veebruar. 1981. Ott Sepp, millal? 29. juuni 82. Ta oli ka mu sünni juures, ma mäletan seda. Jah, sealt algas meie lõbus sõpruselu, koostöö algas koheselt. Koos nutsime. Millal? See on tegelikult selline huvitav küsimus, sellepärast et Chuck Norris kaotas oma süütuse enne kui ta isa, aga ta sündis 10. märtsil 1940. Õige. See ta sündis sellel ajal, mitte see. Millal sündis Ago Anderson? No tegelikult vist oli 8. aprill ja 1972. Väga õige. Jan Uuspõld. 1973, 14. detsember. Väga tubli. Ja kes teile ette ütles, et me seda küsime? Ma ei tea. Millal sündis Jim Carrey? Millal sündis Jim Carrey? 17. jaanuar 1962. Näitleja ametis on. Seda ütlesid mulle loomad. Kas keegi koristaks lõbeda asjasid ära, enne kui ma ise siia otsa kukun? Ja juba koristan. Nii, hakkan siis tagasi minema. Järgmiseks küsiks. Kust kohast on pärit teie lemmiknäitleja? Newmarket, Ontario, Canada. Lihtsalt. Jan Uuspõld, tule natuke lähemale. Tallinnast, loodetavasti mõnest Tallinna haiglast. Loodetavasti. Ago Anderson. No tegelikult ühest laulupealinna kandidaadidest. Okei, suvepealinast. Ja suvepealinn on? Tartu, ei okei, Pärnu. Chuck Norris. Chuck Norris ei ole kuskilt tulnud, ta on alati olnud. Aga kui küsida, kust tema olemine alguse sai, siis sa vastaksid? Keegi ei tea seda. Suur pank. Mina tean. USA-st. Täpsemalt? Täpsemalt. Californiast. Oklahoma. Ott Sepp, kust sa pärit oled? Kodus, Tallinnast. Kas sa sündisid kodus või? No ma ei mäleta ju, ära küsi neid. Sa ei mäleta, Märt?
Tallinnast ütleme lühidalt. Märt pidi su sünni juures olema. Kus kohast, kas ta sündis kodust või? Ei, ta ei sündinud kodust, ta sündis teel haiglasse. Aga kus sina sündisid? Ma sündis Raplas, Raplamaal. Ma ei mäleta seda. Nii. Austrias seda me juba teame, aga täpsemalt, mis piirkond? Did you ask who is my daddy and what does he do? Kas niimoodi nimetatakse Austrias kohanimesid? I'm sorry. Stüüria on minu siin kirjas. Pämmi, kus sa sündisid? Mina? No, kui ma õigesti mäletan, siis mul on hägused nagu... Ma ei mäleta väga hästi oma sündimist, aga minu arust oli see Kanadas. Kanadas oli Ladysmithis. Oli äkki? Võib-olla, tõesti. Nii. Jääb vanaks vist mul juuksed nahkad. Ega kellelgi peelid kaasas ei ole, ma igaks juhuks küsin. Sest järgmise küsimuse all ei tohi teil peelid kaasas olla. Ei ole. Mis värvi on teie silmad? Sinised. Ei, mitte päris. Kas te kannate kontaktläänsi või? See oleneb, kuidas mul tuju on. Kui on tuju hea, siis käsi kokkule. See on väga õige vastus, sest tõesti Pamela Andersoni silmavärv oleneb päevast. Aga algselt olid nad siiski hallid. Schwarzenegger. Oleneb, mis filmis ta mängib. Aga kui ta ei mängi üheski filmis? See on minu nimi. Terminaatoris olid tal punased silmad. Sinine. Märt Avardi, mis värvi silmad? Pruun. Õige, väga tore, esimene õige vastus isegi. Ott Sepp? Värvilised. Ja mis värvilised? Roheline või pruun või sinine. Või äkki hall? Chuck Norris, mis värvi silmad sul on? Mina ei ole Chuck Norris, mitte keegi meist ei ole Chuck Norris. Mis värvi silmad on Chuck Norrisel? Kas sa mõtled silmade all neid massihävitusrelvi, mis ta pea küljes on? Need 2 tükki? Ei, ma mõtlen ikka neid silmi, mis meil ja sinuga kahekesi ja neil ka kõigil nagu on. Need, mis tal nagu siis peas oli, no jah, siis kui ta tekkis. Huvitav. Millal ta tekkis? Sinine. Väga õige, sinised silmad tõesti, aga Anderson? No, ma tegelikult ei ole vaadanud oma silmi mitte kunagi. Ma ei taha vaadata lihtsalt, aga ma pakuksin, et äkki aits rohelised. Aga äkki olid sinised? Sündis oli rohelised. Oled sa kindel? Täiesti kindel, ema ütles. Tark ema sul. Jannus Põld. Tean, et keskel on musta auk, aga ma arvan, et sinised. Tõepoolest, sinakas hallid kui täpne olla. Ja Jim Carrey? Jim Carrey silmad võivad olla rohelised. Pruunid. Ja viimane küsimus veel, natuke veel piiname neid. Mis on sinu, tule jälle lähemale, tulge kõik natuke ette poole. Mitte nii palju. Stopp. Mis on sinu lemmiknäitleja täisnimi? Jim Carrey. Mis on ta sünninimi, mis nime all ta sündis? James Eugene Carrey. Õige. Mis oli Janni põhiroll Preemias, keda ta mängis? Inimest. Missugust inimest, seal oli palju inimesi? Ilusat inimest. Seal oli ka palju ilusaid inimesi. Ei, see on tema küsimus. Mul ei ole õrna ajugi. See
see oli nisuhunn. Mis aastast alates töötab Ago Anderson Endlas? no ma pakun, et peale ikka oma sündi, aga umbes sinna 94 minuti. pärast. Väga tubli, 94 aasta tõesti. Ma parandaksin Kristot, et Jan Uuspõld ei mängi mitte nisuhunni, vaid seda mängis Dan Põldrus ja Jan Uuspõld mängis nimelt Zorro. Pean pärast vaatama, kes need mulle vastused mulle see kirjutas. Mis võitluskunstides on Chuck Norrisel must vöö? Must vöö, mitte pruun vöö. Jah, must vöö. Ta tegeles kung fuga, tal on Chukundo. Tae. Ei, paraku mitte. Soovid veel pakkuda? Ei soovi. Tangso Do ja Taekwondo. Tegelaskuju nimi filmis Tulnukas. Märt. Õige. Ja Märt, sinul? Valdis. Väga tubli. Palun ütle mulle oma perekonna nimi tähthaaval. S C H W. Kas saaks natuke kiiremini? A R R Z N E G E R. Üks see vahelt ära, kusjuures. Peale Z-i. Peale Z-i. Just. Ei maininud. Räägi eesti keeles. Loll mees. Nii, nüüd ma teen küll väga koletu teo. Enne sa ütlesid, et vanust ei tohi küsida. Ma küsin, kui palju sa kaalud? No seda ei tohi veel enam küsida. Aga oletame, et sa lähed arsti juurde, mina olen näiteks arst ja ma tahan sulle südamerohtu määrata. Või mingi beebipille või mida. Kui palju sa kaalud? See oleneb tegelikult päevast ja kas kui ma kohe üles ärkan või kas mu õhtul ei söönud või see täiesti oleneb. Kui sa viimati kaalud käisid, siis mis see näitas? Mis see näitas, jah? No see näitas 75. Jumal, sa oled ikka päris palju juurde võtnud. Viimane teadaolev Pämmi kaal oli 48. Ja nüüd veel viimane küsimus. Teil on veel, näete, žürii on meil täna 3-liikmeline, polegi 4. liiget, kuigi alguses oli plaanitud kahjuks. Aga teil on veel viimane võimalus jätta žüriile selline, ütleme, viimane mulje endast, et miks ikkagi teie olete kõige parem ja teised kõik on teist väga palju halvemad. Küsiski sellise väga klassikalise küsimuse. Miks peaks sinust saama Koidula näitleja? Kas ma võin mikrofoni enda kätte võtta? Okei. Et ma küsiks siis, et nagu miks mitte, sest no ausalt nagu vaadake mind. Ja mis ma Baywatchis nagu tegin, see oli nagu... ma tõin ise siia poole. Et siis Baywatchis, kas ei olnud siis hea film? Öelge ausalt, ei olnud või? Aegluubid meeldisid, mulle meeldisid ka. Ja ma tahaks veel ära mainida, et tegelikult, et vaadake Maanust. Olgem ausalt. On ju täitsa ponks poiss. Ei ole või? On või ei ole? Keegi? On? Ei ole? Avaldage oma arvamust, ei ole siis? No, täiesti ponks poiss minu arust. Aitäh. Järgmine, palun, tema. Tule siia lähemale. Miks peaksin mina olema Koidula aasta näitleja
mina olen rändanud ajas, ma olen võidelnud tulnukate vastu, ma olen tulnud tagasi surmast ja ma olen lahe. Ma käsitlen suuri relvi. Ja ma olen Arnold. Illimaa. Et siis miks mina peaksin saama Koidu näitlejaks? Ma tooksin selle juurde mõned näited. Oma näitleja karjääri alustasin juba 5-aastaselt, kui on ETV Aktuaalse kaamera ette. Läbimurre toimus Õhma linnapäevadel, kui ma levitasin kaamerasse. Pärast seda on näid kõik ülesmäge. Tulevikus on plaanis üles astuda Krimis, aga seda ma ei tea, mis põhjusel veel. Kui minust peaks saama Koidu näitleja, luban, et maailmas kaob nälja häda ja kõik sõjad lõpevad. Aitäh! Aitäh! Tegelikult mul oli ka siuke kiri, aga mul kadus see kuskil ära, et ma ei tea, ma sain kõige kiiremini seda õuna tegelikult, et see on suht hea põhjus mõnul. Aitäh! Sa said varjutada ka rebaste ees. Jaa, tahaks veel... Meeste suuri. Oo jaa. Ma ei mäleta seda tegelikult, aga jah. Aitäh! Alla sa. Maanus. Nii, miks peaks minust saama Koidule näitleja? Sellepärast, et kui me võrdleksime nüüd eelmise aasta ja selle aasta geomeetriliste summade vahesid, telekate arvu, vaatamiste suhteid ning jälgime, kui palju tegelikult inimesed neid vaatavad ning ka võrrelda teiste riikide tasemega, siis ma peaks ainult vastama, et ainult mina tõesti jõuan sinna tasemele ja mina saan viia meid Eestist välja. Et lühidalt öeldes, jah, ma vaatan väga palju telekat ning Pamela on ka täna väga kena. Suured tissid. Aitäh! Siim. Kõigepealt küsiks, paljud on näinud Tuulepealset maad? Aitäh veel. Põhiliselt seal oli Aga Anderson mängis ühte rätsepa. Tal oli alati kaelas selline moodulint, aga et miks just mina? Sellepärast, et kui te mind vaatate, siis umbes 2-3 aasta pärast on mul ka pikad juuksed, olen natuke juurde võtnud ning koolil on oma rätsep olemas, ma luban seda. Aitäh! Keidi. Esiteks sellepärast, et täna on Läti iseseisvuspäev. Kes siis ei teaks? Okei, tegelikult kui minust saab Koidula kooli näitleja, siis ma võin lubada, et see aasta ma ei kasva ühtegi sentimeetrit. Ja samuti ma tean, et raku apoptootilisust iseloomustab tuumafragmenteeritus ja ma arvan, et sellepärast ma peaksingi saama Koidula kooli näitlejaks. Aitäh! Ants. Miks peaks minust saama Koidula kooli näitleja 2011? Selle peale on pikalt mõelnud ausalt öeldes, aga esimene hea mõte tuli mul täna. Aga kui ma mõtlesin, et ma eile käisin töövõrupäeval Riigikogus. Ma olin Kadri Adamsoni töö, Kadri Simsoni töö, vabandust. Ja seal olles sa saad aru, et poliitika tegelikult ei ole see lust ja liirevidu, kuid lihti inimesele tundub nagu lähed kohale, istud maha, teed oma hääletused ära ja saad ligikaudu eurodes 4000 eurot siis koos hüvitistega. Ja meil lihti inimestel ongi siis nagu tundmus kutsuda sihukest tegemist logemiseks, lihtsalt laiskamiseks, kuid mina kutsuksin seda laiumiseks. Mina nimetaksin seda mitte midagi tegemise kunstiks ja see on kunst ja see on ka näitlejate puhul väga oluline. Ning see tõesti on väga oluline. Ma esitan teile kohe miks.
солдат. Я искал 5 лет, у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбатарев, разорванный рот у комбата. Потому что граната, белая вода, красная вода не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытой Богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? ja mitte midagi tegemise kunst, aga oskus. Nii, kõik kandidaadid on nüüd siis vaadatud, palun žüriile, nagu ma aru saan, on reserveeritud keemiaklass, kus te võite minna arutama ja oma otsust tegema. Senikaua aga ärge veel laiali jookske, meil on üht-teist siin veel teha. Laseme žüriil, 10 minutit võiksime neile aega anda, et nad saavad arutada ja mõelda. Aga senikaua, kuni žürii mõtleb, siis ma küsiks, kõigepealt ma küsin meie kandidaatide käest veel ühe küsimuse. Ja siis vaatame, kes on publiku lemmik. Äkki see küsimus aitab teil otsustada. Küsimus on väga lihtne. Kuidas tunda ära blondiini? Ma annan teile natuke sina jälle. Blondiin nimelt, kui te viskate teie suunas granaadi, siis ärge jookske ära. Tõmbaks pliit välja ja visake granaat tagasi. Väga õige. Kuidas tunda ära blondiini? Juuste järgi. Jah, see oli ka minu esimene eelistus, et tõesti kõigepealt tuleks vaadata, mis juused ta peas on. Kuidas tunda ära blondiini? No kui pestada pea wash and go'ga, siis šampooni päev annab sooks minema. Kuidas tunda ära blondiini? Ta ei sõida Kiiaga, sest ta telefon on Nokia. Kuidas sa tunned ära blondiini? Sa oled ise muidugi. Aga kuidas sa tunned ära teise blondiini? See on tegelikult väga kerge, sellepärast, et blondiinidel on selline asi, kui nad autoga sõidavad ja neid peatatakse kinni politsei poolt, siis kästakse dokumenti näidata ja siis autojuht näitab, on blondiin, ta näitab politseinikule oma peeglit ja siis politseinik ütleb, miks te kohe ei öelnud, et te politseinik olete? Kuidas tunda ära blondiini? Üks viis, kuidas kindlasti blondiini välja selgitada teiste hulgast on siis näed aknast mingi naissoost isik loobib kellele seda alla, mida kurat, mida ta teeb. Ja siis ta karjub, et oota, ma tahan näha, kuidas aeg lendab. Kuidas sa tunned ära blondiini? Kas ma nägin varjatud või varjamatu blondiini?